tere! Selles videos vaatame 10 sammu, mida teadlikud projekteerijad alati järgivad, et nende BIM-mudel oleks kvaliteetne ja vastaks kõigile nõuetele. BIM-rakenduskava on raamistik, mis määrab ära kõik kokkulepped ja nõuded, mida projekti osapooled peavad järgima. Seetõttu on see esimene asi, millega projekteerija peab tutvuma ja mille järgi mudelit looma. Mudeli nullpunkti ja reeperi asukoht peab vastama rakenduskavas määratule. Õige nullpunkt tagab osamudelite kooskõla ja nende asumise samas koordinaatsüsteemis. Reeper aitab seda kiiresti visuaalselt kontrollida. Georefereerimine tuleks teha võimalikult varakult, et vältida hilisemaid tarkvaralisi ebakõlasid. Kõik osapooled peavad oma mudeleid teistega kontrollima, et vältida ristumisi ja tagada osamudelite omavaheline sobivus. Mudelelementide IFC klassid ja tüübid peavad vastama ÜBN andmesisu nõuetele. Kui kasutusel on vale IFC tüüp, eksporditakse ka vale andmesisu. Mudelelementide andmesisu peab vastama ÜBN andmesisu nõuetele. Eestis peab andmesisu olema eesti keeles. Oluline on hoida kirjapilt ühtne ja järgida rakenduskava ning ÜBN nõudeid. Enne IFC väljastamist tuleb kontrollida, et elemendid oleksid seotud õige korrusega ning korruse nimed vastaksid rakenduskavale. Failide nimed peavad vastama rakenduskavas kokkulepitud põhimõtetele. Kui IFC-s on erisusi rakenduskavas toodud nõuetega, näiteks tarkvaraliste piirangute tõttu, tuleb failile lisada kaaskiri selgitustega. Kokkuvõtteks, kvaliteetse BIM-mudeli eelduseks on teadlik projekteerija, kes ei jäta kunagi neid 10 sammu tähelepanuta. Video kirjelduse alt leiate checklisti allalaadimise lingi. Aitäh vaatamast! Tutvuge ka meie teiste ÜBN teemaliste videotega ning andke kommentaarides teada, milliseid teemasid võiksime edaspidi käsitleda.